Tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore, mina olen tore Marju, minu töö on tore ja minuga koos on alati kõige toredamad inimesed. Mul on väga-väga suur au, kuna mul on täna lausa 2 vabariikliku tiitli saanud inimest siin. Tore päikesed. Teie poolt vaadates teile lähemal istub meie tore sütitaja Anneli ja tema kõrval kohe on tore vilistlase vägeva panuse andnud Elisabeth. Aitäh, et te tulite. See on siuke aplausi koht jälle. Oleks rohkem publikut, kõlaks paremini. Aitäh teile, et te tulite ja alustame sütitajast. Anneli. Nii. No, me oleme siin nüüd praegu iga sellise tiitli saanud külalisega vaadanud, et mis see tunne oli seda saada. Sest meil on ka konverentsilt võimalik näidata seda hetke, aga et kas sa mäletad seda, mis see oli siis või kuidas see sinuni on jõudnud praegu see kohale? Koha peal oli küll, ma ei saanud kuni viimse hetkeni midagi aru ja siis kui Kris Sondra kõrval istusin, siis tema ütles küll, et tema sai kohe peale esimest lauset aru, kellest jutt käib. Mina istusin seal jumala rahulikult ja ootasin, et kes siis see sütitaja on. Et see oli nagu kerge šokk oli küll, et ega väga hästi aru ei saanud, et mis asja, mis sütitaja. Väga tore, kui märgatakse. Tunned, et oled sütitaja? No, ma ei tea, kas ma tõesti olen sütitaja. Omast arust ma teen lihtsalt asja, mis mulle meeldib. Ma teen südamega ja mulle meeldib see, mida ma teen. Ja siis see ei ole nagu minu jaoks selline, et aga võib-olla tõesti väga palju mõtteid on tulnud minult. Seda ütles Kris Sondra ka mulle, et tegelikult on nii, et pigem olen mina see, kes ütleb, et go. Ja tema lihtsalt tuleb mullustega kaasa. Mis tal üle jääb. Ma olen ise mõtelnud seda, et tunnustamise juures on ju see teooria hästi tähtis just, et tunnustatakse inimest just selle eest, mida ta ise ka arvab, et tal nagu meeldibki teha. Et ta ei panegi nagu et see ongi see hästi tabatud tunnustus. Et vahel need tunnustused on selline, et okei, tore on ju, aga et kui läheb täppi ka veel, selles mõttes mul on väga hea meel, et sa praegu jagasid seda, et see tegelikult on su südame asi lihtsalt. Ja vot kui seda nüüd märgatakse, et siis on kuidagi hästi hea. Kerge šokk, nagu ma saan aru. Nüüd sa oled juba šokist toibunud ja sa töötad Veeriku koolis. Kui palju aastaid sa üldse õpetaja oled olnud juba? Mäletad? Kui mu kalkulatsioon mind ei peta, siis 14 aastat. 14 aastat juba. Ma käisin vahepeal ära, nii et natukene on sassis. Sest et vahepeal sai elatud Austraalias ja siis tulin tagasi ja jätkasin, kus pooleli jäi Valgas siis ja hiljem Veerikul. Kas Austraalias oli, mis seal oli korraks? Austraalias käisin tööl ja keeleliselt ennast arendamas. Ja mulle see nagu väga meeldis, et ma tahtsin midagi uut ja huvitavat ja ennast proovida panna. Ja said? Sain küll. Ja sinust sai inglise keele õpetaja? Jah. Et keeleline areng oli väga hea. No suuliselt kindlasti arendas. Väga palju. Kui äge. Ja mitte ainult inglise keeles, vaid itaalia keeles ka. Peale seda tegin itaalia keele eksami tegelikult, B2 eksami. Ma elasin itaallastega koos, nii ma sain 2 in 1. Meeldib sinuga tutvuda, ütleme nii, et nüüd tuleb aina infot, mida ma polegi sinu kohta kuulnud. Nii, aga sellest 14 aastast, millal juhtus nüüd see, et sa Torega liitusid? Tore koolitusele sattusid ka õpetajana? Jah, ma tahan tervitada oma sütitajat Nadješta Selivjorstovat, ilma kelleta ma kindlasti siin toolis istuks praegu, kes mulle selle ettepaneku tegi. Ja tegelikult see kõnetas mind või kõnetab tänaseni, sest et ma olen ise olnud ka seal ohvri rollis. Et mind on ka kiusatud. Et see kohe nagu kõnetas mind ja see on see, mis siiamaani hoiab mind tegelikult siin seda tegemas. Et ma olin ka Kiva tiimi liige, see oli teine asi, mis mulle väga meeldis Valgas.
Nii et sul on 2 programmi kogemus olemas. Jah. Ja nüüdses koolis jätkad Torega. Torega. Mis see seal siis kõnetas? Mis see oli täpsemalt? Kuna ma olin klassijuhataja ja klassijuhatajana mul tol hetkel kogemust oli väga vähe, siis Nadješta tuli minu tundi uba tegema. See kindlasti ütleb sulle midagi. Muidugi ütleb. See on probleemi lahendamise juures tavaliselt. Ja siis ta nägi, et nendest klassikomplektidest oli minu klass selline kõige probleemsem ja tegelikult sellest klassist on sirgunud väga tublisid torekaid. Tervitused meile ka Valka ja üle Eesti, Tartusse ja igale poole, kuhu nad nüüd omadega jõudnud on, mõni ülikooli. Ja see kõnetaski mind just klassijuhataja tasandil tol hetkel, et kuidas oma klassi aidata, kuidas neid panna rohkem kokku kasvama nii-öelda siis. Ja ma ei mõelnudki üldse tegelikult, sest samal päeval ma minu arust ütlesin talle juba jah, et davai teeme ja kui sul on kõrval selline inimene nagu Nadješta Seriverstova, siis temaga oli nii lihtne asju teha, et tema tulistas kahurist iga päev midagi. Ja siis ta kogu aeg helistas, Anneli, mul on see idee, teeme ja siis me lihtsalt kahekesi panimegi nii, et temaga oli nagu hästi hea teha ja kõrvalt kindlasti õppida ka, kuidas tore ringi teha. Et ma siiamaani vahepeal helistan ja küsin, et kuidas sa seda tegid ja kuidas sa toda tegid. Et tal tuli see nii hästi välja. Võib-olla selle aspekti juures ka, et tema on ikkagi psühholoog ja ta oskab nagu sügavamale minna, mida mul kindlasti on meil vaja õppida temalt. No hästi, aga nüüd ikkagi, kui palju aastat sa nüüd Torega oled seotud olnud? Kas 6 aastat? 6-7 äkki, sest alustasid Valgas, nüüd sa oled juba paar aastat ju Veerikul olnud. 3 aastat saab Veerikul juba. Nii. 6 kindlasti. Kindlasti on sul sütitajana omal varukas mingisugused asjad, mis on kujunenud sinu selliseks, et alati on varnast võtta need, alati meeldivad sinu lemmikud, mingisugused tööriistad, mis on Torest. Mis sa välja tooksid? Oi, neid on ikka palju. Küll rollimängud, mis mulle endale meeldivad ja mida ma vahepeal niisama ka teen oma klassis, et nii-öelda sütitada siis nalja teha. Et minu jaoks on see naer nagu läbi elu, et positiivne mõtteviis ja seda ma harrastan ise ka igapäevaselt, et kui sa ise ei ole positiivne, kes siis on, õpilased ei saa ümberringi olla, et kindlasti mängud on mingid välja kujunenud lemmikud, aga on ka sellised uuemad, mis on meeldinud rohkem võib-olla natuke kui teised. Ja neid siis olen kasutanud näiteks mänguvahetundides, kui me teeme nii suurtele kui ka varsti väikestele. No, kõigile läheb peale. Välja nüüd palun. No kohad vahetavad need, kes on kõigi lemmik. Võt väga hea, eks ju. Ja sa kasutad, seda on lihtne kasutada, see loob alati meeleolu, selle kaudu saab küsida häid küsimusi, et tutvuda, ise vaadelda seal on ju, et see on päris palju nagu võimalusi. Oskuslik kasutaja leiab sellega enda jaoks vastused on ju, mis vaja. Oi, ma mäletan, see meeldis mulle ka. Nii, aga siis tahtsin ma veel seda uurida sinu käest. Ja nimelt sõna uurima on hea sõna siin, sest et ma tahtsin, et sa oleks ise üks uurija praegu korraks. Ja uuriksid selles vaates ennast. Et sa kindlasti mäletad, kui sa sinna läksid. Ja kas ma võin öelda, et see oli ka sinu jaoks elu muutev nagu enamuse juhendajate jaoks? Kindlasti oli. Kindlasti oli. Hästi, aitäh selle jaatava vastuse eest. Mõtle, kui ei oleks olnud. Aga et siit, siis kui sa saaksid nagu korraks uurida seda, Annelit, kes oli enne ja nüüd pärast, mis olid need väga-väga olulised asjad, mis muutusid selle koolituse tõttu, selle tore programmi tõttu? No kindlasti õpilased muutusid selle baaskoolituse käigus, aga kui ma mõtlen kõige rohkem iseenda peale, siis ikkagi pigem supervisioon oli see, mis nii mõnegi mõttekoha minu jaoks tõi ja sellise elumuutuse, et sealt said alguse kõik need
uuesti ülikooli mineku mõtted ja elukoha muudatuse mõtted, et need on kõik sealt supervisioonilt alguse saanud või supervisioonidelt, et neid on päris omajagu juba olnud, et seal on nagu see väike iva välja tulnud ja siis see iva on nagu, või seeme on sealt kasvama läinud ja minul ei ole palju vaja, ma süttin ruttu ise ka. Nii, aga et programm siis ikkagi, kui sa õpetaja, see oli praegu niimoodi isiklik vaade, et hea meel oli, et sa sattusid, siis sa sattusid tänu sellele ka üldse tore pakutavasse supervisiooni, on ju, et kõik seda ju maailmas ei saa, seda saavad just tore juhendajad ja see on sinu jaoks olnud tähtis. Aga siis nüüd vaata töövaatest korraks, uuri töövaatest. Mis seal hakkas muutuma? No tööl on kindlasti selles mõttes tunnis mul olemas selline väike tööriistakast, mida ma kasutan, et kui tekib selline olukord, kus läheb natuke käest ära või vajan ise ka väikest puhkuse minutit, siis ma teengi kas mingi tore mängukese sinna, mis meeldib kõigile, nii väikestele kui ka suurtele. Ja mulle nagu hästi meeldib vaadata neid noori, kes mina kutsun neid enda torekateks, sellepärast, et nad on nagu minu alt kasvanud, et kui ma võtan kas või viimase konverentsi, kus mul oli kaasas üks endine torekas, kes ise võttis ühendust, et ta tahaks tagasi Toresse tulla. Mulle väga meeldib selline asi, kui inimene ise võtab ühendust ja tahab tulla, et kui tema tunneb ära, et Tore on see koht, kus ta nagu saaks leida endale uusi sõpru ja täiesti tema puhul siis pigem mugavustsoonist välja. Et suhelda rohkem võõraste inimestega ja mulle nagu meeldib vaadata, et need noored kõik ikkagi panevad ennast proovile ise, ilma et keegi neid nagu tagant sunniks, et nad tunnevad ära selle probleemi, mis neil on. Nad pöörduvad, nad küsivad abi väga edukalt. Ja ma tean, et päris mitu noort tahavad ka õpetajaks minna. Eks ma olen ise ka võib-olla siis mõjunud, ma ei tea, mis kanti pidi küll, aga tundub, et tuleb päris mitu õpetajat sellest esimesest tore lennust, kes mul oli. Et tublid noored on meil sirgumas. No sa natukene minu jaoks hakkasid juba vastama sellele minu järgmisele uurimisküsimusele, et kui sa nüüd vaatad õpilasi, siis mis õpilastega, mis läbivalt sa märkad, sul on mitu lendu olnud nüüd juba, et mis see läbivalt juhtub? Jah, läbivalt võibki näha seda, et noor märkab, ta abistab, ta annab kas mulle teada või mõnele täiskasvanule teada, kui on mingi probleem või ta näeb kedagi, kellel on mure. Et need kõned on üsna tihedad, mille ma torekate käest saan, et kuule, et tundub, et tema vajab abi või näed, seal klassis käib see poiss või tüdruk, kes abi vajab. Et see on nagu hästi tore, kui noor ise tahab aidata ja kui ta saab, eks ta aitab ise ka. Et teinekord ei olegi võib-olla täiskasvanud vaja, mõjub see noor palju rohkem. Et meil on ka näiteks koolis on 4. korrusel seina peal on torekate pilt, et kes baaskoolituse on lõpetanud ja need samad noored tegelikult nende juurde ka pöördutakse, et kuule, et mis see tore on, et räägi torest ja mis te seal teete ja et see on nagu hästi tore, et tuntakse ära. Ilusad näited. Aitäh sulle. Aga palun, neid on veel. No vaatleja, no mis sa veel tahaksid tuua veel? Ei, päriselt, too midagi erksat välja nüüd. Midagi erksat välja. No mis on nagu tõesti, ma ei tea, kas päris tõsine asi olnud, mis lahenes väga hästi, nagu nii-öelda töövõit või siis, ma ei tea. No sel aastal kindlasti meil Tore ringis oli näiteks väärkoheldud noor, et on selliseid nagu raskemaid juhtumeid ka. Et selliseid keerulisemaid õpilasi, kes tundub, et nad ikkagi saavad sealt Torest nagu tuge ja abi ja sõpru, et isegi kui nad sõprust nagu ei oska luua, siis need inimesed, kes seal kõik koos on, nad lõpuks niimoodi kasvavad kokku, et see, mis ta sealt saab, on kindlasti nagu tema jaoks väga oluline. Et selline noor ta võib-olla avab ennast natukene vähem kui teised, et tema jaoks on see pikem protsess ja kestab kindlasti peale Tore huviringi veel edasi.
Aga et tal oli sellest abi ja ta tahtis käia ja kõik. Ja üks selline keerulisem noor tuleb ka näiteks Valka kaasa nüüd varsti. Et tahab ka ennast proovile panna, et miks mitte. Et tore on kõigile. Väga Selles äge. mõttes ei ole vahet, missugune sa oled. Valka kaasa, nii. Olgu, teeme siia sinuga lõpetuseks veel siis minutid sellest kõigest, mis te teete, et alustame jälle hästi lähedalt. Et ma saan aru, et sul on tore ring, seal te teete igasuguseid asju ja lõpetasite tore programmis, ma tean, ma väljastasin teile tunnistusi, nii tore, on juba kätte antud, on ju? Ja pidulikult direktor andis. Nii, ja siis ringi ümber on ju, kas siis nad käivad erinevates klassides, on ju, kas te midagi klassidega teete? Meil hiljuti oli üritus, meil olid koolis Erasmus programmiga türklased, 14 või 15 türklast, õpilased pluss siis õpetajad. Ja meil oli selline challenge nii-öelda siis teha neile mänge. Aga challenge oli veel eriti huvitav selle koha pealt, et türklaste inglise keele tase on selline suhteliselt basic, algne tase. Et me tegime selliseid mänge, mis ei vaja väga mingit suuremat seletust, et majaelanik Torm näiteks väga hästi läks peale ja türklased on sellised, et need süttisid kohe esimesest sellest, et nii äge mäng, et pärast siis üks õpetaja küsis, et saada need mängud mulle, et ma tahan ise Türgis ka õpilastega mängida, et selline, nemad olid hästi, kui eestlased on sellised pigem tagasihoidlikud ja võib-olla niimoodi ei lenda peale, siis nemad lendasid kohe seal, teeme, mängime, kas on veel mõni mäng, teeme veel. Et selline hästi äge kogemus oli teha natuke teisest kultuuriruumist õpilastega. Seda. Nii, siis kogu koolile midagi? Kogu koolile meil tegelikult nüüd tuleb peale vaheaega, siis kui vaheaeg on läbi saanud, siis me hakkame tegema algklassi õpilastele esimesele kooliastmele, hakkame tegema selliseid minimängu vahetunde õues, et ilmad on nüüd ilusaks läinud. Et nüüd sellel nädalal ongi siis? Et siis teeme juba väikestele jah, et suured on nüüd saanud, meil olid talvel suurtele mänguvahetunnid, nüüd me mõtlesime, et teeme väikestele ka. Kuna meil on erineval ajal need vahetunnid, siis kombineerida oli keerulisem, et ei saanud korraga kahes kohas olla, et nüüd siis keskendume neile. Ja siis meil tuleb varsti 25. on meil Valgas üks üritus, mida korraldab Valga Priimetsa kool, Jelena Niilendre, aktivist. On kokku kutsunud mõned koolid Tallinnast ja Tartu Veeriku kooli ja siis me teeme sellise koostöise öö ja koostöömänge ja tuleb selline vahva keelekümblus. Ehk siis liikusimegi juba vabariiklikuks. Jaa. Niimoodi supsti. Väga tore. Ja see saab põnev ja äge üritus olema, et selline saame tunde vaadelda, et näha, kuidas õpivad õpilased keelekümblus metoodika alusel. Selline äge kogemus, ma arvan, Tartu Veeriku kooli õpilastele ka näha, kuidas õpivad vene taustaga õpilased. Ja see on nii tore, et see ühendav keel on seal, see tore keel on ju. Need tore mängud, need tore asjad, et need on tegelikult tuttavad ja siis sa lihtsalt saadki seal eesti keeles ka hakkama, sest et seal on mõlemad nii kombineeritud, see südamekeel kui ka siis just see päris eesti keel on ju. Ja. Nii, ja veel täitsa lõpetuseks, et kuna ma näen, et sinuga on nii hea rääkida, kuna sul kogu aeg niimoodi laekas tuleb, et võtame siis nüüd sellise ajamõõte, et praegu on küll kevad, aga kui te vaatad pika pilguga uude õppeaastasse, siis kas teil on midagi sihukest väga sinna ka juba mingeid plaane tehtud? Ja on. Meil on üks selline suurem plaan kohe. Mõeldes meie kooli Ukraina õpilastele on plaanis igale Ukraina õpilasele selline tore keelesõber nii-öelda siis tekitada. Et nad on hästi koondunud niimoodi kokku, need Ukraina õpilased, et nad suhtlevad rohkem omavahel. Et nad saaksid koolis rohkem suhelda ka teiste õpilastega, mitte ainult Ukraina õpilastega, et selline
ja siis meil on tegelikult aasta lõpus on ka Ukraina õhtu tulemas, seal teevad ka torekad mänge, nii et selline proovime igale poole jõuda, et kui keegi vähegi kutsub, siis mina ei ole kunagi ei öelnud jaa, ikka tuleme. Jaa, see on tõesti, see on nii äge kuulda neid plaane. Et see oli see, mida nad ütlesid, et eelmine aasta oli puudu, et eelmine aasta oli nagu ka see tore õhtu, aga ei olnud sellist ametlikku nagu seda tore osa nii-öelda siis. Et nüüd meil on kavas see sinna kohe sisse lükata, et panna nad kokku kõik seal mängima. Lihtsalt super. Ja kuna Elisabeth on siin nüüd kuulanud pealt meid päris pikalt, siis kõigepealt pöördungi sinu poole, Elisabeth. No kuidas tundub see kõik, mis praegu Anneli rääkis? Väga töine ja tegus ja selles mõttes väga äge, et sa teed kõike seda ja et sa jõuad. Et hästi äge. Sina, Elisabeth, oled torekaks hakanud Laalasmaa koolis. Jah. Sa oled väga ka juba päris pika aegse kogemusega selles mõttes, et ütlen nüüd ise oma aastad tores. 2017 läksin, see 8 aastat nüüd. Kuule, ta on sinust ees. Jõudsid ette. Ajalises mõttes. Ja nendest paar viimast oled sa nüüd juba koolist ära olnud, on ju, selles mõttes oma Laalasmaa 3 aastat. 3 aastat juba. Ja sellepärast me juba nimetasimegi sind vilistlaseks. Ja siit see tiitel ka tuleb, vilistlase vägev panus. Noh, nii. Sellised ametlikud küsimused ja sa kindlasti mõtlesid kaasa, mis koht oli näiteks sulle see, et vau, ma veel lisaksin nagu selle omalt poolt või et mina mäletan seda mõju näiteks tore osas just. Nagu mis mind mõjutas on? Ma arvan, et hästi palju. Nagu et see, et ma olin selle Olasmaa koolis nagu tore ringis käisin, et see oli tehniliselt tegelikult hästi lihtne käia seal ringis, on ju. Aga see, et ma olen ikkagi jäänud ja tahtnud veel edasi olla ja tegeleda sellega, et ma arvan, et see on mind hästi palju mõjutanud, et see ringis käimine, et see oli nii nagu soe ja turvaline koht, et ma tahan nagu veel sellega tegeleda ja kaasatud olla kõiges selles, et ma arvan, et see on mind mõjutanud. Ja. Seda täitsa algset programmi ei mäleta või mäletad? See, kust see nagu kõik alguse sai sinu jaoks? Koolitus? Alguses mul oli üldse see, et me läksime sinna ringi siis, kui meil tuli Laulasmaal tore konverentsi korraldamine. Seega meil ei olnud hästi palju seda otsest koolituse tunde nii-öelda siis. Et me kogu aeg tegelesime korraldusega. Aga siis peale seda, me kasutasime hästi palju asju, et nagu läbi mängude ja läbi ma ei tea, see oli hästi palju asju. Hästi palju meetodeid, hästi tore selles programmis. Ja. Selles mõttes hästi palju erinevaid ja see on nagu hea. Et iga tund oli nagu hästi mitmekülgne. Ja. Ja sellest midagi välja tuua, mis sinu jaoks oli kõige kasulikum? Ma ütleks, et see läbi mängude õppimine ongi kõige kasulikum, et see panebki kõige rohkem aju tööle, kui sa liigutad ja teed ja koos sõpradega, et see ma arvan. Ja. Nii, ja sinu vägev panus on siis, mis sa ise aru said, et mis see, mille pärast see tiitel seekord sulle tuli kõige rohkem? Ma arvan, et sellepärast, et ma võtsin kätte selle, et teha torele sotsiaalmeediat ja ma arvan, et ka kõige enam see TikToki loomine ja sinna sisu tekitamine, et ma arvan, et see oli see panus, mis ma sain anda. Jah. Ja see on väga panus. Mõtle, aasta aega on nüüd torel olnud TikTok ja siis umbes aasta. Ja aga teeme väikse analüüsi siis. Mis sa märkad, kuidas meil läheb seal? Ma ütleks, et päris hästi, et vaadates palju meil jälgijaid on juba 400, et põhimõtteliselt sama palju kui on Instagramis ja Instagram on juba pikk
pikka aega olnud ja 5 aastat. 5 aastat, noh siis ja me suutsime aastaga jõuda samale lehele, millel ka on Instagram siis. Et selles mõttes hästi ja mulle meeldib, kuidas noored ise ka kirjutavad ja kommenteerivad meie videoid ja et selles mõttes ma ütleks, et meil läheb väga hästi ja sisu tuleb küll just mitte kogu aeg hästi pingsalt, aga seda tuleb ja inimesed ootavad seda sisu ja selles mõttes ma arvan, et meil läheb hästi. Ise naudid selle tegemist? Jaa. Jaa. Muidu sa ju nii kaua ei viitsiks teha ka. Väga tore, nii et sa jätkad siis sellega, jah? Jah. Okei, et siis ka 5 aastat vähemalt. Kas ma tean, kuidas see läheb? Ei ole, ma ei suru midagi peale, aga lihtsalt lähme üks samm korraga. Et mul on hea meel, et sa jätkad seda siis praegu ka. Aga toome siia sisse veel sellise, ma olen ise mõtelnud, et seal on, kui sa peaksid nagu ise analüüsima, et mis seal siis nagu on, siis millest see koosneb seal kõik hetkel praegu? Mis tüüpi asjad meil seal on? TikTok, jah? No seal on hästi palju erinevaid. Esmalt on meil videoid, mis üldse räägivad torest ja mis on tore, et iga inimene, kes juhtub sinna tulema, ta siis saab ka rohkem selle kohta teada. Lisaks sellel on meil hästi palju trendikesi, mida me oleme teinud koos noortega ja ma ei tea, hästi palju muusikat ja tantsu ja kõike leidub seal. Okei, 2 asja tulid välja siis, et need täiesti toreteemalised asjad ja siis ka sellised asjad, mis otseselt tore ei ole, aga mis on trendid antud keskkonnas ja siis need on vajalik ja kasulik teha sellepärast, et siis saab vaatajaid juurde, jah? Selline väike nipp. Aga mis sa arvad, kas seal võiks olla ka veel rohkem sellist, et noored ja ka nüüd juhendajad, ma tahaksin sinna pildile nagu tuua, et kas see võiks olla tegelikult mõtted juhendajatelt? Et ma saan aru, et rohkem on vist vaatajad noored küll, aga et kas see oleks okei sinna sisse tuua veel tasakaaluks, kuna meie organisatsioonis see lihtsalt nii on, et kuidagi see käibki käsi käes, noored täiskasvanud õpivad, arenevad koos nii igasugustes asjades, et siis ka äkki TikTokis. Jah, miks mitte, et selles mõttes, et ma räägin, et TikTok on tehniliselt, sinna saab kõiki üles laadida ja ma arvan, et kõik, mis kedagi kõnetab, et seda seal siis leidub ja miks mitte. Jah. Aitäh. Teeme ära. Nii, aga siis sel nädalal on ju just avatud registreerimine suvekooli ja sa oled seal meeskonnas ja teil on olnud ära juba üks meeskonna kohtumine. See toimus Saaremaal, 2-päevane. No ava siis neid kaarte ka. Mis te seal kõik ära tegite? Keegi ju eriti ei tea. Okei, me nägime TikTokis seda lahedat, seda videot, mis andis vibe'i edasi, aga sisu poole pealt. Me tegime hästi palju. No esmalt me siis üldse saime üksteist tundma õppida, milline meeskond on. Sellest on hästi tore ja äge meeskond, et kõik on hästi valmis ja tegema ja kõike tegema. Et selles mõttes hästi tore, kõik räägivad hästi palju kaasa. Aga me saime päris palju räägitud ja ütleme nii, et ma arvan, et rohkem kui võib-olla võiks saada ühe kohtumisega, et Kristjan on hästi tegus ja hästi kiire, võib-olla natuke kannatamatu, nagu ma olen ka muidugi kannatamatu, aga selles mõttes väga hea, et me saime hästi palju tehtud selle 2 päevaga ainult, mis on nagu super. Jah, ma vaatan ja ma arvan, et see tuleb sellest, et ta on hea ajaplaneerija. Et kui on see aeg praegu nüüd meil käes, siis me võtame sellest maksimumi, sest tal on endal muid teisi tööülesandeid ju ka, eks ju. Ja siis ta peabki nagu sellest maksimumi võtma. Et ma saan aru, et te liikusite väga suurte sammudega edasi. Et nüüd on hea siis vaadata välja kuulutatud teemat. No kuidas see teema siis kõlab sel aastal? Selle aasta Tore suvekooli teema on siis Tore 19, uus peatükk. See on siis võetud selle aasta, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse täpselt, aga see on
Eesti Raamat 500, Jah. et sellest on võetud see teema siis. Väga hea teema. Super, sealt annab ju nii palju meie tore suvekooli, kuidas seda öelda siis, kujundada, raamistada. Et meil on alati kõik väga stiilselt raamis. Vau. Ja mis on sinu ülesanded seal siis? Nagu ikka sotsiaalmeedia ja siis ka sponsorluse olen võtnud koos Kristiniga enda peale. Ja jah, teha äge suvekool. Kas on mõni sponsor juba jaatavalt vastata jõudnud või see alles käib teil? Meil alles käib, mõned on juba saanud ka hea vastus, et meil mingeid juba on tekkinud. Et eks siis näis, kuidas edasi veel ja mis veel tuleb. Ja. No suurepärane. Mul on väga hea meel. Jälle. Nii, aga mis sina näiteks lõpetuseks tahaksid öelda? Ma arvan, et ainuke asi, mida ma tahaks öelda, on lihtsalt tänada inimesi ja tänada kõiki teid vaatajaid ja kes te kõik olete TikTokidest osa võtnud ja et ma arvan, et tänu teile ongi see TikTok ka üldse võimalik olnud, et üks asi on see, et mina võtsin selle kätte, et filmida, aga teine asi on see, et inimesed tulevad ja päriselt teevad kaasa ja on valmis, et see on hästi tore. Jah. Ma ühinen selle tänuga. Suur tänutunne kõigile. Ja siinkohal me lõpetame tänase saate. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6, sest stuudios on tore! aitäh teile!